Tere tulemast Eimi Kitsune taratuppa. Tänane kaardiladumine on raha ja töö teemal. Kui sulle see teema huvi pakub, siis vaata edasi. Seekord on siis valikuteks teokarbid. Valik number 1, valik number 2 ja valik number 3. Tunneta, vaata, milline valik sind kõige rohkem kõnetab ja siis alustame. Nii, teokarbikese all on siis põhisõnum universumi kaartidelt ja üks münt, mis võiks mingil moel sinu rahalist seisu iseloomustada. Kui sa valisid selle toreda teokarbikese, siis sinu mündiks on Lottemaa münt. Ja mida see sinu rahalise olukorra kohta võiks öelda? Tegemist on mängurahaga, aga samas ta on ühe välja mõeldud laste mängumaa meenemünt, mis võib siis sümboliseerida seda, et siiamaani oled sa rahasse natukene mänguliselt suhtunud, võib-olla natuke rohkem kulutanud kui peaks. Võib-olla on nii-öelda rahaasjadesse suhtumises veidikene sellist lapsikut mõttemalli olnud. Et võib-olla siis teadvustada endale seda, et raha on energia. Raha ei tohi olla eesmärk, et selles mõttes on see lapsik suhtumine hea, et sa näed seda raha neutraalselt. Raha on vajalik elamiseks, see on tasakaalu panus ja võib-olla see ladumine tuleb sind selles mõttes korrale kutsuma, et sa ei kardaks, võib-olla kõlab naljakalt, aga raha vastu võtta või küsida oma teenuste eest. Nii et jätame selle Lotte rahakese siia ja vaatame, mis on siis see põhisõnum. Õige, mis on õige? Õige suhtumine rahasse. Esimesena tuleb pähe õigel teel olemine, õige valiku tegemine. Võib-olla see õige valiku tegemine või kartus valida valesti on siis töökoha ja raha suhtes ükskõik mis moel sinul siis päevakorral. Seekord ma kasutan esimesena siis kipperkaarte, mis on sellised natukene rahaenergiaga ja maise eluga võib-olla rohkem haakuvad ja vaatame, mida selle olukorra kohta siis kipperkaardid öelda tahavad. Nii, number 11 ja saad palju raha ehk siis lotovõidukaart, aga see lotovõit ei pea tähendama tingimata päris lotovõitu, see võib olla ka siis seesama õige või sobiv amet, mis sinu jaoks tulus saab olema. Igal juhul see on sinu poole teel ja kohe hüppas välja siis ootamatu rahakaart või ootamatute võitude kaart, aga
jällegi, nagu sa näed, on see ikkagi tööga seotud, ehk siis sinu asemel ma keskenduksin pigem töökoha otsingule, kui loodaksin kas päranduse või lotovõidu peale. Ja väike laps sinu sees, jällegi see seos Lottemaaga, võib-olla siis see lapse teema, sisemise lapse teema, siin mänguasjade keskel, justkui oma unistuste keskel. Millegipärast jäi mul kohe, siin on palju mänguasju, aga mulle jäi siin see laevakene silma. Võib-olla sa oled mingisugusest reisist unistanud või on see töökoht, mille sa saad, leiad või mis sul on mingil moel liikumise või reisimisega seotud. Ja tuleb kinnitus, et lähiajal tuleb meeldiv kiri, meeldiv teade. Kui sa võib-olla oled kas kandideerinud kuhugi kooli õppima või töökohta ja ootad vastust, siis see vastus tuleb kindlasti sinu jaoks positiivne. Nii, ja võtan ühe kaardi veel. Ja tuleb nii-öelda selline hoiatuskaart, vargakaart, mis tähendab siis seda, et ära nii-öelda enneaegu tähistama veel hakka. Keegi võib sinu idee ära napsata või siis ka idee saada samale töökohale kandideerida. Hoia nii-öelda oma edu saladuses esialgu ja alles siis, kui see on käes, siis võid avalikustada. Nii, aga võtan siis ühe oraakli paki veel, mida ma ei olegi siin teiega kasutanud varem ja mida ma tegelikult ammu ka ise ei ole kasutanud. See on selline hästi ilusate piltidega, siin on siis unenägu ja mis see nüüd siis on, 31 on kaardi number, võib-olla see on sinu jaoks oluline, võib-olla 31. kuupäev ja mingit infot sulle siis nii-öelda unenägude kaudu proovitakse edastada. See võib olla ka see, et viimasel ajal sa magad rahutumalt, näed võib-olla ärevaid unenägusid, mida sa siis ei oska tõlgendada, aga igal juhul nad on kuidagi intensiivsemad kui tavaliselt. Ja võtame siis ühe sellise sõnumi ka. Marilyn Kero, ühe esimese või varasema kaardipaki sõnum on siis südame hääl. Vali oma tee, mitte kellegi teise poolt ette seatud rada. Ära kuula kedagi teist, ainult oma südame häält. Ja siin on siis number 28, võib-olla otsustava tähtsusega, no ma ei tea, kas 28. kuupäeval pead sa mingi valiku tegema, et pigem siis ära kuula väliseid nõuandeid, vaid tõesti oma seda sisemist last, millele siis ka see münt ja kiperkaartide lapsekaart siis viitas, et sealt tuleb siis õige otsus, õige vastus. Nii, kui sa nüüd oma sisetunde järgi otsustad, mida siis tarokaardid edasi näitavad, kuidas siis see töö ja rahaline seis siis arenema hakkab. Oih, liiga palju, jätame alles ainult selle, mis esimesena välja kukkus. Hästi energilised kaardid seekord. See tähendab seda, et sõnum tahab meieni jõuda. Nii saimegi 5 kaarti. Hakkame siis ükshaaval vaatama. Ei, lausa 6 tuli.
nii, armastajate kaart tuli siis välja, mis siis number 6 viitab ka siis sellisele juunikuu energiale, kaksikute ajale, aga võib-olla siis ka sellele, et sa peaksid üle vaatama, kuidas sa suhtud nii-öelda oma töö ja raha panusesse, kas sa armastad ennast ja küsid väärikat tasu või siis mitte, ja siit tuleb ka siis see unetute ööde kaart, ülemõtlemise kaart, aga sellist pealehakkamist ja kirge ja energiat, mis paistab ka sinust välja, oma ala spetsialist oled ja kindlasti on siis sul väga palju plusse, mida siis valiku tegemisel siis arvestatakse. Peidan seda armastajate kaarti natuke sellepärast, et YouTube ei taha väga nii-öelda selliseid Aadama ja Eeva ülikonnas pildikesi videotes näha, ja selleks, et mitte hoiatust saada, siis varjan seda natukene. Aga sõnum jõudis teile kohale. Nii, ja kuidas läheb siis edasi? Mõõkade kuus tähendab seda, et liikumine rahulikemate vete poole, kuna jälle kuus, ka armastajate kaart tuli kuus, siis ma usun, et need muutused on kiired. Need tulemused võiksid sulle juba selle kuu sees tulla, kus siis nii-öelda stabiilne ja hea õnnelik periood tuleb. Igal juhul siis tugevus number 8, minu jaoks ka siis lõvitähtkujuga seotud kaart augustikuule viitav kaart, aga samas ka juuli lõpule, et tugevad jõulised muutused on tulekul. Nii et see praegune siseheitlus ja hirmud, mis siin maikuust alates, number 5, siis sauade 5, võib-olla on sinu sees olnud, kus sa ei tea, milline tee sinu ees avaneb, selline võib-olla hirm, kontrollimatus elu üle on siis selliseid ärevaid mõtteid tekitanud. See on üsna kiirelt mööduv, sellepärast et see hea teade üsna varsti sinuni jõuab ja kindlasti sind rõõmustab, sest viimasena tuli välja meil siis müntide 9 ehk siis minikeisrinna, mis on väga õnneliku, eduka, rahaliselt kindlustatud ja rõõmsa inimese kaart. Ehk siis ükskõik, mis küsimuses sa siin rahaasjades tahtsid selgust saada, tea, et kõik läheb kõige võimalikult paremal moel, oled õigel teel, aga ära siis karda oma oskuste eest palka küsida, nii nagu sa väärt oled. Ehk siis kui sinu käest küsitakse, kas oled nii-öelda selle summaga, mis nad pakuvad, rahul, ja sa võib-olla kardad juurde küsida, kuigi tunned, et see summa ei sobi sulle, siis pigem mina julgustaksin sellest hirmust lahti laskma. Nii. See oli siis esimene grupp. Grupp number 2 valis siis sellise üsna siis sellise sileda teokarbi, et kui see esimene oli natukene võib-olla konarlik ja võib-olla raskem tee, siis see teokarbikene on üsna sile ja kena. Ja siin tuli siis jah, ei münt, ehk siis
viskame kõigepealt jah, ei vastuse. Vastus tuli küll ei, aga vaatame siis täpsemalt. Öö. Selles kontekstis see ei ja öö võib tähendada seda, et üht-teist on veel väga varjul ning sa ei tea kõike ja seega peaksid siis mingisuguse otsuse tegemisel natukene veel ootama. Nii, võtame seekord siis Marilyn Kero need kõige viimasemad kaardid. Need peaksid ka maistel teemadel üsna hästi rääkima. Selged. Nii, kaotus. Kas sa oled nüüd kaotanud sissetuleku allika või kardad, et sa kaotad selle sissetuleku allika? Igal juhul sinu sisetunne töötab ja kui see sisetunne sind hoiatab, siis järgi seda. Midagi on oma loomuliku lõpu saamas või juba saanud ja selle tulemusena toimub siis ärkamine ehk uuele teele asumine, mis rahalises ja tööalases mõttes sümboliseeribki võib-olla uute valikute otsimist. Nii, aga see uus valik tuleb ootamatult. Ta veel ei ole nähtav. Ta tuleb kui komeet, võib-olla sealt suunalt, kus sa ei oskagi seda oodata. Nii, vaatame siis võib-olla nende kaartidega, mis sümbolid siit tulevad. Nii, kas tuleb ise välja? Nii, tõmbame. Nii, hüppas välja ja hüppas 2 kaardi, võtame siis 2. Nii, igal juhul mahajäetuse tunne. Ehk siis sa pead ja oled sunnitud midagi maha jätma selleks, et edasi liikuda. Ja väga huvitav on tõesti, et see, kuhu sa edasi liigud, et 2 puusümbolit tuleb. Puu on justkui nii-öelda kogukond. Puu mäletab ja ma näen siin väikest rebast ka. Rebane minu jaoks tähendab alati õigel teel olekut. Ehk siis see õige võimalus on sinu juurde tulemas, et kui praegu sa tunned ennast just nagu see raagus, mahajäetud puu, siis nagu sa näed, siis tulevikku sümboliseerib kogukond, kuuluvustunne, ütleks uus amet, võib-olla ka noorte ja lastega seotud, kes teab. Igal juhul kaitse või saatja, kaitseingel on sul olemas, kes seda teed suunab. Ja tahan siinkohal ka ühe kaardi võtta siis selle kohta, mis on sul veel vaja teada. Tasakaal ja premeeri end ehk tasakaalu hoidmine. Sa pead oma mõtted tasakaalus hoidma, ei tohi nii-öelda liigselt muremõtetesse laskuda ja aeg-ajalt võiks siis nii-öelda endale ka üht-teist head ja ilusat lubada. See ei pea olema tingimata nii-öelda midagi kallist või rahalises väärtuses, mõnikord on ka lihtsalt väike looduses käik, hea seltskond, jalutamine, mingi kunsti või hobi nautimine, mis aitab neid pingeid siis maandada ja tasakaalu leida. Nii, ja vaatan,
siin on need tarokaardid, võtan teile siis sellised tarokaardid ja vaatame, kuhu suunas siis siin areng on minemas ja nagu öeldud, öö tuleb 2 korda välja ehk siis kuukaart varjatud, midagi hoitakse veel varjus, midagi on sellist, mida sa ei tea, mingi pakkumine on sinu poole tulemas. Nii, ja ka samas alateadvuse hirmud. Mõõkade kuninganna sümboliseerib sellist tarka, terava mõtlemisega, aga samas ka terava ütlemisega naisterahvast, elutarkuse sümbol. Selles ladumises mulle tundub, et see sümboliseerib sinu tööga seotud oskusi. Sa oskad tegelikult ka rahaga väga hästi ümber käia, nii et kui sa praegu kardad, et sa ei tule toime rahaliselt enne, kui uue pakkumise või töökoha saad, siis seda sa ei pea kartma, et sa oskad nutikalt majandada. Ja lahendused jõuavad õigel ajal sinuni. Nii, edasi. Sauade 3 viitab siis sellele, et uus teekond on sind ees ootamas kahtlusteta, et kui sa praegu veel oled mõtlik ja nii-öelda ei tea, kuhu suunas minna, siis sauade 3 tähendab alati edasiliikumist ja uut algust. Ja mis veel sellele grupile tulemas? Mõõkade 10. Vanade raskuste selja taha jätmine. Tundub, et sul on tõesti väga-väga raske periood olnud. Tunne, et 10 mõõka on selga löödud. Võib-olla ka reetmise tunne on isegi tugevalt esile toodud. Aga ja siin ka see nii-öelda karikate 4, mis ka solvumisele võib viidata või seda, et sa ei näe neid võimalusi, mis sul tegelikult olemas on, et sa vaatad justkui nagu nendest karikatest mööda. Aga müntide kuninganna tuleb siia lõpetuseks välja, mis on raha ladumises väga hea kaart. Sa saad oma positsiooni tagasi, sa oled materiaalselt kindlustatud ja mingid võimalused sinuni siis tulevad. Et sellele grupile ma vist ei märganud, et oleks mingisuguseid nii-öelda daatumeid välja tulnud, et taro üldiselt ka ei anna täpselt daatumeid, aga mõnikord võivad need numbrid ja kõik muu selline ka viidata, millal siis nii-öelda see soov täide võiks minna, et elu paremaks läheb nii rahaliselt kui ka tööalaliselt. Võib ka nii olla, et ma ei tea, tuli selline kanaldus just praegu, et sa ei vaheta mitte töökohta, vaid saad praegu olemasoleval töökohal parema pakkumise, võib-olla palgatõusu, kes teab. Kõik läheb nüüd hästi. 2 päeva, 2 nädalat, äkki number 2, ma ei tea, 2. juuli, äkki on olulise määrava tähtsusega, kus midagi hakkab liikuma, midagi hakkab muutuma. No see ei ole väga kauge tähtaeg, et kui peakski nüüd see sinu ladumine olema ja tõesti see jõuab sinuni, siis anna endast märku, et nii ka läks. Nii, aga nüüd siis 3. grupp valis sellise. Mitte just väga tavalise kujuga teokarbi, et siin see väikene osa siin justkui suud meenutab nagu naeratust ja münt, mille teie valisite, ma tõstan kohe siia kõrgemale, on väga vana. Ta ei ole hirmus haruldane, et muuseumile ma seda pakkuma ei lähe,
et neid on siin Eestimaal küll ja küll välja kaevatud, aga selle konkreetse mündi leidis minu vanaema kartulimaa peal kaevates ja sinna kuhugi 17. sajandisse võib-olla saab selle paigutada, aga jah, ma olen uurinud, et muuseumil selliseid münte on, et sellepärast siis pigem nii-öelda olen mälestuseks hoidnud. No mida see vana münt meile siis räägib? Ühest küljest praegu kehtiva rahasüsteemi järgi tal justkui väärtust ei ole, aga samas selle väärtuse ja tähenduse loob siis see, et tegemist on vana mündiga, mitu sajandit vana mündiga ja minu jaoks ka siis see, et minu vanaema leidis selle, et nii-öelda see suguvõsa mälestus. Et see võib siis sinule adumises tähendada seda, et sul on elukogemust, sul on teadmisi ja tarkust ja ka rahaga ümberkäimise oskust. Ja universumi sõnum siis sulle konkreetselt on varsti. Mingid muutused on varsti aset leidmas. Panen see mündikese ka siia. Ja teie puhul mulle tundub, et ma alustan ka kiperkaartidega. Vaatame, mida siis selle olukorra kohta siis öeldakse. Nii, no kohtumine või siis ka koosolek võib selle kaardi tähendus olla siin raha ladumises. Kohus tähendab otsustamist, ei pea tingimata tähendama päris kohtuistungit, aga kui see on sinu puhul teemaks, et kardad, et kohtukulud lähevad kalliks või midagi, siis võta seda nii. Nii, mis seal kokkutulekul, koosolekul siis otsustatakse? Nii, väga huvitav. Vanglakaart. Krokodillid ujuvad siis ümber selle vangla. See võib olla ka nii-öelda hingeline nii-öelda kitsikus või selline surutustunne, et sind ei väärtustata. Võib-olla seal koosolekul või kokkusaamisel ollakse sinu suhtes ülekohtune. Sul on tunne, et justkui midagi oleks sinult varastatud. Midagi, mida sa hindad ja sulle tundub, et sinu tavaline selline rahulik rutiinne elurütm on justkui segi aetud. Nii et mis siin võib olla? Kui on nüüd päris kohtuistungiga tegemist ja tõesti reaalselt nii-öelda see vangla võib ka ükskõik mis karistust tähendada, et kas on keegi sul midagi välja petnud ja sa tunned, et sinu elu on sellest mõjutatud või on nii-öelda juhtkond sinu suhtes ülekohtuse otsuse teinud ja sa tunned ennast seal tööl justkui ahistatult ja vangis ja mingisugune rahu on sinult röövitud. Ma jätan need kaardid praegu siia kõrvale, ma päris pakki tagasi ei pane. Vaatame, mida siis selgusena siis Taro siia juurde lisab. Et mis olukorraga siis on tegemist, mis siis varsti juhtub. Igal juhul midagi totaalselt muutub, surmakaart. Ei tähenda otseselt surma, mitte kunagi tavaliselt, vaid pigem siis nii-öelda olukorra totaalselt muutumist. Oleneb nüüd sinust endast, mis suunas. Et kui praegu on kõik väga-väga-väga halvasti, siis pigem heas suunas.
kui on vastupidi, et praegu pole viga, siis võib ka tähendada siis mingit ülekohtust otsust, mis võib sulle probleeme tekitada. Nii, edasi. Igal juhul mingisugune tüli, mingisugune vaidlus ja üsna kirglik. 13 ja 5, ma ei tea, 13 mai. Kas see kuupäev ütleb sulle midagi? Lihtsalt viskan õhku, kuna see jäi mulle silma. Nii. Ja torn. No väga-väga sünge olukord, et midagi on kokku kukkunud selle vaidluse ja tüli tagajärjel. Et kui ma nüüd need kaardid siia ka kõrvutan, et kohtumine või koosolek, kohus, vangla, varas ja nii-öelda siis see eluruum ehk siis rutiinne elukäik. Vaatame, mis pildi see kokku annab. Ma võtan 2 kaardi veel tarast. Missugune nii-öelda midagi, mis on sinu nii-öelda vaatevinkli totaalselt teistpidi keeranud. Ehk siis midagi sellist, mis on tekitanud sinust tunde, et sa oled kas mõne inimese suhtes totaalselt pettunud või sa näed seda olukorda hoopis teises vaatevinklis, et midagi on see torn sinus siis nii-öelda pea peal täiesti pööranud. Nii, ja viimane kaart, vaatame, mis tahab välja tulla selle olukorra kohta. Nii, ja siin ongi magamata ööd, võib-olla siis ka stress, võib-olla tervisele on natukene see olukord tulnud, aga mulle tundub, et siin on sulle mingis valdkonnas töö ja rahaga seotult totaalselt liiga tehtud. Vaatame, kas ma saan siit täiendava sõnumi. Ma jätan need kaardid praegu siia välja. Aha, siin kipperkaart ei ole hästi näha. Ma panen selle siia poole ja liigutan siis neid allapoole, et need jääksid ka nii-öelda siia üksteise alla. Vaata, kui huvitav siin tornikaardi kohal kipperkaartides see vangla on ka tornikujuline. Et selline suur kokkuvarisemine mingis mõttes on toimunud. Võib-olla see torni sümbol tuleb sinu jaoks veel kuidagi esile. Nii, vaatame, mis ma siit järgmisest kaardipakist juurde sõnumina saan. Et sinu puhul ma tunnetan, et kui sa nüüd vaatad neid kaarte, et sul seda intuitiivsust on piisavalt, et võib-olla siis ka sinu enda jaoks need mingid lugu räägivad lahti. Nii. Mõned muutused tulevad ootamatult ja need on vajalikud pärast tänast kõrgemaid. Muutused, ootamatud muutused, tornikaart, sünkroonsus, kipperikaardis see vangla kaart, tornikujuline. Aga positiivne on see, et kuigi sulle praegu see pilt tundub üsna kole ja hirmutav, siis mingil hetkel sa saad aru, et see oli millekski vajalik. Nii, ja milleks see vajalik oli, mis muutusi see kaasa toob, ehk siis kuhu suunda oled liikumas. Tasakaal ja looduslaps. No nagu ma olen öelnud, see looduslapse kaart tähendab minu jaoks sellist vaimset ärkamist, silmade avanemist. Sa näed, kes on su tõeliselt sõbrad, kes on vaenlased ja hoolimata nii-öelda nendest kõrvalsegajatest lähed sina otse oma unistuse ja sisetunde suunas ja suudad siis nii-öelda säilitada selle tasakaalu.
ehk siis võib-olla seda olukorda oligi tarvis selleks, et sa õpiksid ennast kehtestama. Mingisugune reis on selle olukorraga seoses tulemas. Ärakolimine, töökoha vahetus või siis jah, sisemine muutus, et selle tulemusena sa muutud seesmiselt tugevamaks ja jällegi tuleb see üdini positiivne kalade kaart, mis näitab, et tegelikult liigub kõik õiges suunas. Need kuldkalakesed toovad sulle õnne ja see, mida sa kaotasid, jääb selja taha, aga see oli vajalik selleks, et midagi veel paremat saaks sinu ellu tulla. Ja mis see veel parem siis on? Äkki annab siis mingit vihjet. No, igal juhul mingisugune õitseng, lootuste täitumine, soovide täitumine, võib-olla siis rahaliselt ka veel parema pakkumise saamine. Nii, ja ajastuskaardid ka. Et ma siin 11 numbritena tõin välja, mis mulle silma hakkas. Kas või see 13 mai, ma ei tea, äkki see kõnetab sind. Ja tuleb veel ka kolmapäev, leia tasakaal ja ole realistlik. No, võib-olla ka number 4 on siis sinu jaoks olulise tähendusega. Nii, ja nüüd vist saigi kõik. Jätan siia korraks selle pildi sulle siis siia ette ja lõpusõnumina siis jätagi meelde, et kuigi need muutused võivad valulikud olla, siis need on vajalikud. Nii, viimasel ajal ma olen ka neile tõmmanud ühe kaardikese ühe sõnumiga, kes ei ole ennast nendes ladumistes ära tundnud, aga mingid sõnumid soovivad, siis võib-olla võtame nendest universumi sõnumitest. Mõtle siis millegi peale. No, see võib ka jah või ei vastus olla. Tuli 2. Midagi sa pead lõpetama nädala pärast. Ma ei tea, kui see sind kõnetas, võta vastu, kui ei kõnetanud, oli see sõnum kellelegi teisele. Telli mu kanal, kui sa seda veel teinud ei ole, see nii-öelda hoiab kanali elujõulisena, see ei maksa sulle mitte midagi, aga no, kõik uued videod jõuavad sinuni siis esmajärjekorras. Ja pane like, kui see ladumine sind kõnetas ja igasugune tagasiside on ka alati teretulnud. Toredat päeva jätku sulle!